See on köitev pealkiri. Põhja-Korea rong, mis vedas ballistilisi rakette, hävitati Siberis. See oleks Ukrainale operatiivne meistrikäik sõjas, mis on juba täis Ukraina operatiivseid meistrikäike. See näib lahendavat ühe suurima probleemi, millega Ukraina praegu silmitsi seisab. Ja tundub, et praeguse seisuga ei pruugi see tõsi olla. Siiski sünnivad julged erioperatsioonid sageli pöörastest ideedest, mille teostamise viisi unistajate meeskonnad hiljem välja mõtlevad. Ja seega ongi keskne küsimus täna see, kuidas Ukraina võiks selle teoks teha. Lähme ajas tagasi. Ukraina võitleb saabuvate ballistiliste rakettide peatamisega. Siin pole eriti palju häid kaitsevõimalusi peale Patriot-süsteemi, kuid tõrjerakette napib kogu maailmas. Ja Ameerika Ühendriigid ei soovi oma varusid avada, kuna Iraanis käib endiselt konflikt. Seetõttu on Ukraina parim alternatiiv ennetavalt rünnata Venemaa ballistilisi rakette, kas siis heiteseadmeid vahetult enne nende kasutuselevõttu või tootmisrajatisi nende valmistamise ajal. Esimene variant on keeruline, sest heiteseadmed on mobiilsed. Teine variant on keeruline, sest Venemaa paigutab oma tootmise riigi lääneosast väljapoole. Kuid kõige suurem probleem on ilmselt Moskva ja Pyongyangi vaheline kokkulepe. Nüüd ei pommita Ukrainat enam ainult Vene raketid, seda teevad ka Põhja-Korea raketid. Nii keerulised, kui on võimalused Vene ballistiliste rakettide tootmise hävitamiseks, on võimalused Põhja-Korea ballistiliste rakettide tootmise hävitamiseks veelgi halvemad. Me oleme varem rääkinud kauguse türanniast. Loominguline lahendus on saata mõned meredroonid poolsaare lähedale ja lasta kvadrokopteritel hakata sihtmärke otsima. Aga isegi kui jätta kõrvale kõik muud võimalikud operatiivsed probleemid, ei ole see operatsioon ämblikuvõrk. Te lähete ründama kindlustatud hooneid, mitte lagedal lennuvälja platsil seisvaid lennukeid. Seetõttu tekkis sõda jälgivas kogukonnas reedel elevus, kui levisid kuulujutud, et Ukraina oli tabanud Põhja-Korea ballistiliste rakettidega täidetud rongi. See näis olevat elegantne lahendus eelmainitud probleemile. Kui tootmisrajatise hävitamine on ülemäära keeruline, siis lihtsalt oota, kuni raketid kokku kogutakse. Neil on ebameeldiv kalduvus plahvatada, nii et kõik, mida pead tegema, on lükata ümber esimene domino ja siis vaadata suurepärast ilutulestikku. Kulduste kohaselt ei oodanud Ukraina kaua, et tegutseda pärast seda, kui raketid olid Põhja-Koreast lahkunud, hävitades rongi umbes 6000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Saad aru, miks Ukraina eriüksused tahaksid seda nii teha, hoolimata kaugusest? Venemaal ja Põhja-Koreal on vaid väike ühine piir. Kui sa tead, et Põhja-Korea toimetab rakette raudteed mööda, siis tead ka, et need peavad siit läbi minema. Kui rong pöörab nurga taha, võid sa selle jälgimise järjepidevuse kaotada, kui Venemaa on valmis selle Trans-Siberi raudtee põhiliinilt maha võtma. Siin on ainult üks probleem. Puuduvad usaldusväärsed viited selle kohta, et see operatsioon tegelikult toimus. Olgu selguse huvides öeldud, et puuduvad ka usaldusväärsed tõendid selle kohta, et see operatsioon ei toimunud. Kuid tavaliselt lasub tõendamiskohustus uuel sündmusel, mitte neil, kes väidavad, et midagi kunagi ei juhtu. Algallikaks näib olevat Ukraina sõjablogija Telegrami postitus, mis viitab anonüümsetele ametnikele. Ja meie uues julges meediamaailmas, kus pilku püüdvad pealkirjad toovad klikke ning üksikajakirjanikud ei pea institutsionaalseid tagajärgi kartma, kui nad esitavad valesid või eksitavaid väiteid. Paljud teised läksid sellega samuti kaasa, luues mõnes veebikogukonnas mulje, et tegemist on kinnistunud faktiga. Aga siis möödus nädalavahetus. Ükski peavoolumeedia ei olnud valmis sellest teatama. Venemaal polnud selle kohta midagi tunnistada. Ja Ukraina polnud seda veel ametlikult omaks võtnud. Olgu selgelt öeldud, mul ei ole sõltumatut teavet selle kohta, kas see tegelikult juhtus. Ma arvan, et praeguses meediakeskkonnas on üldiselt hea olla ettevaatlik. On kummaline, et Ukraina ei oleks seda rünnakut avalikustanud, arvestades sellele osaks saanud elevil, kuid piiratud meedia tähelepanu. Just nii saaks see tõelist meedia tähelepanu, mitte ainult arutelu Ukraina-meelses kõlakambris. Sellist tüüpi meedia tähelepanu, mis mõjutab avalikku arvamust. Ja võib-olla on Ukrainal mingid operatiivse julgeoleku kaalutlused, mistõttu valitsus hoiab suu kinni.
aga teisest küljest on siiski kummaline, et peavoolumeedia ajakirjanikud pole leidnud valitsusest kedagi, kes oleks innukalt lekitanud infot eelmise nädala suure võidu kohta. Olgu, võib-olla on Ukrainas selle asja puhul operatiivne julgeolek tõesti väga hea. Mõnikümmend ballistilist raketti plahvatava rongi peal oleks tõeliselt muljetavaldav vaatepilt. Kuidas pole keegi Venemaalt sellest veel sotsiaalmeedias pilte postitanud? Võib-olla oli sabotaaži asukoht kaugemal ja võib-olla on ka Venemaa poolel tugev operatiivne julgeolek, kuna kardetakse kahjustuste ulatuse avalikustamist. Üksikasjad sõjaväerongi kohta või täpsed andmed selle kohta, kuidas Põhja-Korea ballistilisi rakette üle annab. Kõik see on võimalik, kuid näete, kuidas kõigi nende punktide kuhjumine peaks tekitama üsna suurt skepsist. Siiski, võib-olla keskendume siin valedele küsimustele. Võib-olla pole kõige huvitavam küsimus see, kas rünnak toimus, vaid hoopis see, kuidas Ukraina võiks rünnata Põhja-Korea raketiprogrammi, rünnates ronge. Alustuseks oleks konkreetset väidetavat rünnakut raske ellu viia. Raudteerööbasvee pommitamine iseenesest ei ole eriti keeruline. Tegelikult on tuhandeid kilomeetreid raudteerööbaid ja pole võimalik kogu seda territooriumi pidevalt jälgida, eriti kuna suur osa sellest asub Venemaa sügavas metsikus looduses. Ainus nipp selle osa juures on agenkide piirkonda toimetamine. Aga me juba teame, et nad on riigis, lähtudes mujalt toimunud sabotaažioperatsioonidest. Raske osa on Venemaale sisse pääsemine, mitte seal sees ringi liikumine. Seega on üsna kindlalt järeldada, et Ukrainal on sõpru üle kogu föderatsiooni. Jällegi, mida kaugemale Moskvas sa liigud, seda vähem kohalikke huvitab, mis toimub Kremli poliitikas. Ei oleks sugugi ebamõistlik, kui Ukraina palkaks vaikset abi riigi kaugemates piirkondades. Ja selles oleks kindlasti oma poeetiline õiglus. Kreml on juba aastaid kasutanud idapiirkondade kodanikke sisuliselt palgasõduritena. Samuti ei ole eriti keeruline ajastada plahvatust nii, et see langeks kokku läheneva rongiga. Sul on sõna otseses mõttes vaja ainult kaugdetonaatorit ja võimalust rööpaid jälgida. Vajuta nupu ja ongi kõik. Me teame ju, et Ukraina on nende asjade ajastamises palju keerulisemates operatsioonides väga osav. Tuletame meelde, et kõige hävitavam rünnak Krimmi sillale hõlmas veoauto plahvatuse ajastamist nii, et see toimus paralleelsel sillal asuva kütuserongi lähedal, et süüdata kütus ja tekitada veelgi rohkem kahju. Paigale pandud pomm liikuva rongi vastu on palju lihtsam operatsioon. Ma peaksin ka rõhutama rongi rolli selles strateegias. Sageli arvatakse ekslikult, et sabotaaž raudteel on sihtmärgi jaoks tohutu logistiline õudusunenägu. No see võid nii olla, aga kui sa lihtsalt lased ühe raudteelõigu õhku, siis on parandusaeg vaid tundide küsimus. Tegelikult, arvestades asukohta, võib parandustiimil kauem aega minna sündmuskohale jõudmiseks kui tegelikuks parandustööks. Just sellepärast on suure rongi tabamine nii oluline. Eesmärk on rong rööbastelt maha sõidutada ja see rööbastele kuhjata. Edu siin tähendab enamat kui vaid mõne tunni pikkust ajutist parandust. See tähendab tõsist laamutustööd. Iga komponent tuleb rööbastelt ära lohistada või tõsta. Alles siis saavad raudteetöölised alustada lihtsama tööga. Siiski pole mingit garantiid, et see tekitab sihtmärgile rohkem kui mõnepäevase kuni nädalase viivituse. Oluline on meeles pidada, et rongide taas käima saamiseks ei ole vaja kogu ala täielikult puhastada. Ülejäänud koristustööd saab teha siis, kui rongid sõidavad juba uutel rööbastel. Ja käimasoleva sõja tingimustes võite ette kujutada, et Venemaa ei hooli eriti ohutusnõuetest mööda hiilimisest. Kui sa tõesti tahaksid Venemaa logistikat aeglustada, siis kaaluksid sa silla pommitamist. Kindlasti on olemas mitmeid võimalusi. Aga nagu oleme näinud Krimmis, saab väikseid sildu kiiresti parandada ja suuri sildu on raske täielikult hävitada. Seetõttu keskendutaksegi sellele, et pommitada suvalist raudteelõiku just siis, kui selle peal on rong. Tegelikult väitis Ukraina, et nad sooritasid sellise rünnaku kuigi palju väiksema tähelepanuga juba eelmisel novembril, umbes samas Kaug-Ida piirkonnas, kus väidetavalt toimus operatsioon ka eelmisel reedel. See, mida te vaatate, on Ukraina poolt avaldatud videoklipp, mis näitab seda rünnakut. Aga pange tähele, et see on rong. See ei olnud mingi konkreetne rong, mis oleks olnud täis Põhja-Korea relvi. Ja tundub, et pärast seda ei olnud sellel liinil mingeid pikaajalisi probleeme. Seetõttu ongi täna oluline proovida hävitada raketid ise. Tõepoolest, konkreetse rongi tabamine
eriti veel Põhja-Koreast tuleva rongi, on palju keerulisem ülesanne. Sa peaksid teadma, et rong on laaditud ja ületab peagi piiri. Kuidas sa saaksid teada, et selline rong on kohe lahkumas? Parim viis oleks kuulata Moskvas toimuvaid arutelusid. Ukrainal võiks olla keegi seespoolt, kes seda infot edastab. Teise võimalusena on see hea ülesanne signaalluure jaoks ning Ameerika Ühendriigid on selles osas Venemaast üle olnud alates sissetungi algusest. Tõepoolest, just nii näibki Ameerika Ühendriigid olevat. Nii kindlad olnud, et sissetung on kohe toimumas. Kuna USA luurekogukond teeb endiselt koostööd Ukrainaga, võib see olla osa tavapärastest infopakettidest, mida osapoolte vahel jagatakse. Siis saame vaadata selle võrrandi teist poolt, Korea. Lõuna-Koreal on ilmselgelt inimesi, kes üritavad tungida Pyongyangi luurevõrku, mis on keeleliselt ja kultuuriliselt veidi lihtsam kui Ukrainal seda teha. Ühelt poolt ei ole Seoul just kurb, kui ballistilised raketid poolsaarelt lahkuvad. Siiski tasub meeles pidada, et Põhja-Korea teeb seda oma majandusliku kasu nimel. Kasu. Ja pikaajaliselt eelistaks Lõuna-Korea, kui Venemaa näeks Põhja-Koread ebausaldusväärse partnerina. Seega on võimalik, et Lõuna-Korea luure võib anda Ukrainale teavet edasi. See võib kitsendada ajavahemikku mõnele tunnile. Sealt edasi võiksid saata vaatleja sihtkoha ette, et jälgida mööduvaid ronge, oodata õige äramärkimist ja seejärel anda signaal lõhkamismeeskonnale. Alternatiiviks on reaalajas jälgimine satelliitseire abil. Põhimõtteliselt on ainult Ameerika Ühendriigid võimelised seda tegema. CIA ja Pentagon jälgivad juba Põhja-Koread ning võiks arvata, et rongi laadimine hulga ballistiliste rakettidega tõmbaks kõvasti tähelepanu. Tegelikult, arvestades kõiki kuulujutte Põhja-Korea abi kohta Venemaale, on täiesti võimalik, et seire tuvastaks rongi enne, kui signaalluure sellest teada saab. Ja asja veelgi lihtsamaks tegemiseks jagavad Põhja-Korea ja Venemaa ainult seda eelmainitud kitsast maismaa piiri ning nende vahel on 600 meetri pikkune raudteesild. Jälgi seda silda ja sa näed iga rakettidega täidetud rongi sealt läbi sõitmas. Sealt edasi on asi lihtsalt sõnumite edastamises Ukraina meeskonnale. Nii et jaa, see oleks usutav viis selle probleemi lahendamiseks. Ukraina väidab, et on midagi sellist varem teinud. Ainus erinevus on rünnaku ajastamine nii, et see tabaks konkreetset rongi, mis on vaid ühe sammu võrra keerulisem kui varem. Kas Ukraina on seda juba teinud või teeb seda peagi, on minu pädevusest väljas. Samas ei ületa minu pädevust suurepäraste raamatute kirjutamine sõja algusest. See on põhimõtteliselt minu enesest lugupidava akadeemilise alter ego tööülesanne. Lisateabe saamiseks vaadake video kirjeldust. Kui teile tänane video meeldis, siis palun likeige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Hoidke end!